Tere, te olete jõudnud kuulama Tervisetasku saadet, mina olen Monika ja täna on meil külas pereterapeut, autor ja Eesti Skeemiteraapia Ühingu saate Iseendaks kasvamise saatejuht Katrin Saali-Saul. Tere, Katrin! Tere! Võib-olla ma alustuseks kohe küsiksin, et kuidas te üldse pereteraapiani ja inimeste suhete teema juurde jõudsite? No see on olnud üks pikk tee, aga ma mäletan selgelt seda hetke, kui ma olin veel koolis 10. klassis ja mu ema kuidagi tutvustas mulle ideed, et kas sa tead, et need liftid, milles on lift, sõidavad palju kiiremini kui need, milles lifti ei ole, ehk nad tunduvad, sõitvad palju kiiremini. Et tõsi ta ju on, eks ole, nendes liftides, kus on peegli, inimesed jäävad ennast peeglis silmitsema ja tundub, et see aeg läheb kiiremini, kui sa lihtsalt vaatad teiste inimeste selgi või seina. Ja siis ma mäletan seda mõtet, et mõtle vaid, kui vaid peeglike seina peal suudab inimese taju niivõrd palju mõjutada, et see mõjutab nagu seda aja kulgu või seda subjektiivset tajumist ajakulust, siis millised saladused võivad veel olla psühholoogias mängus, mis mõjutavad meie taju, meie mõtlemist, meie tundeid, meie käitumist. Ja nii see algas. Kui palju te noorena või inimesena, kellel mingit formaalset haridust sellel hetkel veel ei olnud, üritasite teiste suhteid aidata või kui palju te arvate, et selle töö tegemine on naturaalne osa inimese olemusest? Kui palju ma noorena, ehk siis kooli ajal. Ja enne kui te otsustasite nagu kindlasti seda formaalselt teha, siis kas see oli juba midagi, mida te endale märkamatult tegite? Ma arvan, et sel hetkel on elamine võtab nii suure jõu, et ma küll ei mäleta seda, et ma oleks väga nagu sihiteadlikult kedagi aidanud. Ma lihtsalt elasin, kindlasti oli seal hulgas, oli ka neid hetki, kus sai aidatud, aga see, et ma oleks olnud juba siis mingisugune väga abistamisele orienteeritud, tõenäoliselt mitte. Aga kas te arvate, et on mingid inimesele omased iseloomuomadused, mis teevad nad sellest tööst paremaks või halvemaks? Noh, ikka empaatiavõime näiteks kulub ära. Pereterapeudi töös on kindlasti see väga oluline. Ma arvan, et ka avatus, et kui on olemas see isiksuse omaduste suur viisik, siis seal teatud omadusega näiteks nagu ongi see sama avatus, et võib-olla on raskem kuulata inimeste lugusid, kui sa ei ole avatud ka alternatiivsetele olukordadele, nagu näiteks kas truuduse murdmine või tänasel päeval Eestis küll juba väga normaalseks saanud gei abielud. Ma arvan, et avatus tuleb kasuks. Suures viisikus on ka neurootilisuse skaala. Ma arvan, et kõrge neurootilisusega on raskem seda tööd teha. Aga jah, empaatiavõime, et sa suudad ennast nagu mõelda teise inimese kingadesse. Aga kas on mingid isiksuse omadused, mis aitavad seda tööd paremini teha. Ma arvan, et isegi, jah, ühesõnaga empaatia ma ütleks, ja teisel juhul ikka siin ka nagu elukogemus. Et ma arvan, et elukogemus mängib suurt rolli, et kui sa ise oled elanud sellist elu, kus on juba igasuguseid asju juhtunud, siis on sul lihtsam mingitest asjadest aru saada, et kui sa oled ise kogenud nii sündi, mitte küll siis enda sündi, me kogeme kõik on ju, aga laste sündi, kui sa laste kasvatamisega oled tegelenud, siis on sul juba parem arusaam lastest. Kui sa oled armastanud ja kui sa oled pettunud armastuses, kui sa oled olnud suhetes ja kui suhted on lõppenud erinevatel siis põhjustel, kord oled ise jätja ja siis oled jäetud või oled see, kelle pärast jäetakse. Ma arvan, et selline nagu kogemus erinevaid elu sündmusi läbi elada kindlasti rikastab. Te räägite palju naiseks olemise kunstist. Ma küsiksin kohe, et milline on olnud teie enda teekond selle inimeseni, kes te täna olete ja millised faasid või arusaamad teil on olnud naiseks olemisest? Ma nüüd ei tea, kas ma räägin palju naiseks olemise kunstist, ma ei mäleta, et ma üldse 10 viimase aasta jooksul oleksin sellest kordagi rääkinud. Aga et milline on olnud minu enda teekond siis naiseks saamisel või? Jaa. Selle nii, kes te täna olete?
sinna on läinud siis 56 aastat, ma arvan, et see tore ütlus, et naise areng algab sel hetkel, kui sünnib tema ema. Ehk minu areng tõenäoliselt algas aastal 1934, kui sündis minu ema kõikide nende munarakkudega, mis tal oli. Ja tema tee on kindlasti juba väga palju mõjutanud seda, kuidas siis on kujunenud minu tee. Aga sellest võiks nüüd küll väga pikalt rääkida, et juba millised sündmused on mõjutanud nagu minu ema ja mis on olnud, kuidas sinna jääb ju teine maailmasõda, mis kindlasti põlvkondade ülese traumana on mõjutanud nii teda kui siis ka minu kujunemisteed. Ja siis minu enda valikud, erinevad suhted, erinevad kogemused. Et ma arvan, et minu elu on kindlasti mõjutanud see, et kuna mina lõpetan keskkooli, tänases mõistes siis gümnaasiumi aastal 1988, siis ja ma abiellun juba järgmisel aastal, sest et see on see ajajärk, kus me veel on ka selline vanasõna käibel, et 22 viimane taks, ehk see minu põlvkond naisi saab lapsed oluliselt varem kui tänapäevased naised. Nii et ma arvan, et see on kindlasti ka naiseks saamise teekonnal vara abiellumine, vara esimeste laste saamine kindlasti väga palju mõjutanud. Mis mulje sulle naiseks olemisest nooruses jäi või mis arvasid, mis rolli sa täitma pead? Ma absoluutselt ei mäleta, et mul oleks olnud mingisugused mõtted, et mis rolli ma kunagi täitma pean. Ma arvan, et mul oli kindel teadmine, et ma kindlasti saan emaks. Ma väga ootasin emaks saamist. Aga mul oli ka kindel teadmine, et ma tahan ennast realiseerida ka tööalaselt. Et ma kindlasti ei mõelnud seda, et ema saab olema minu ainukene roll. Aga vaevalt, et ma sel hetkel, kui ma noor olin, et ma oleksin oma mõtteenergiat kulutanud sellele, et millised saavad olema minu erinevad rollid. Aga täna, mis sa ütleksid, mida sinu jaoks naiselikkus tähendab? Ma tänase päeva mõtlen, ma ei tea, mis tähendab naiselikkus. Ma isegi ei saa päris täpselt aru, mis üldse see küsimus tähendab, et mis on naiselikkus, mis on mehelikkus. Sellest räägitakse küll, aga ma tõesti ei tea, mis asi on naiselikkus. Et kas see puudutab siis nüüd konkreetselt, millised omadused on ühel naisel, siis ma arvan, et ühel naisel võivad olla absoluutselt kõik omadused. Kõige pehmemast, kõige kõvemani välja, kõige targemast, kõige lollimani välja. Inimesed on kõike. Samamoodi nagu mehelikkus, et ja kunagi meil on eksisteerinud sellised mõisted, et mis on, et mehelikkus on justkui see, kui sa kütid ja oled selline karm, selge ja konkreetne ja naiselikkus on pehmus ja voolavus, siis juba Carl Gustav Jung ütles omal ajal, et iga inimese sees on olemas nagu see anima ja animus ehk naiselik ja mehelik pool. Nii meestes on see naiselik ja mehelik pool, kui naistes on naiselik ja mehelik pool, aga võta nüüd kinni täpselt, mis see naiselik ja mehelik on. Nii et siin ma jään vastuse võlgu, ma ei tea. Kunagi te rääkisite erinevatest arhetüüpidest, mis meestel või naistel on. Kas te seda jätkuvalt toetate ja mida peaks selle kohta inimesed teadma? Ja tõesti, umbes 15 aastat tagasi ma selle raamatu kirjutasin. Siis see teema intrigeeris mind väga. Nagu ma enne ütlesin, et ma ei ole naiseks olemise kunstis kindlasti juba viimased 10 aastat rääkinud, et ma arvan, et ma olen sellest edasi liikunud. Kuigi jah, nagu arhetüübid, need on nagu metafoorid, et mõnikord inimene saab mingist teemast paremini aru, kui teha mingid kujundlikud metafoorid ja mõni inimene saab sellest paremini aru, kui rääkida
naise sees olevatest, ütleme, tütarlapsest või armastajast või perenaisest või kuningannast, aga see on kõigest üks moodus, nagu seda vaadata, nagu siin teaduspõhisust ei ole, aga ta on selline muinasjutuline, mänguline, sest et kõik need arhetüübid, erinevad ka variarhetüübid on seotud muinasjuttudega, et see on kindlasti üks moodus vaadata, nii nagu ka tänases maailmas. Eestis on ka üks tore inimene, kes tegeleb juhtimispsühholoog, kes on kirjutanud raamatu erinevad inimtüübid Puhhi, Notsu, Iahi ja jänese põhimõttel, nii et need on sellised mängulised lähenemised, mis kindlasti võivad rikastada meie maailma, aga millesse üldse ei pea kinni jääma. Kui palju teie maailmavaated sellest ajast saadik muutunud on, kui te selle raamatu kirjutasite? Või kui te täna seda raamatut loete, siis mis teie arvamused on? Võt, mina ei ole seda raamatut 15 aastat lugenud. ma seda, kui kirjutasin, siis lugesin rohkem, ma seda lugenud ei ole. No ma arvan, et endiselt on nagu igas naises on need metafoorid, arhetüübid sees olemas. Ma ka ise seal kirjutan, just räägin naiselikkusest, aga kuna selle raamatuga juhtus ju niimoodi, et see oli esimene omanäoliste seas, et sel hetkel ei olnud kirjutatud rohkem mingeid asju naiseks olemisest, siis pärast seda toimus plahvatus, aga kõik need mõisted läksid rohkem nagu esoteerilisemaks ja need sõnad, mida ma kasutasin, naiseks olemise kunst ja mingi ürgnaine, sellest tuli nagu nii palju esoteerilist vahtu, et ma ise eemaldusin sellest teooriast. Kas ma saan õigesti aru, et praegu teie seisukoht on, et inimesed ei peaks üldse uurima, mida tähendab naiseks olemine või meheks olemine ja lihtsalt elama nii, nagu nad elavad? Ma arvan, et iga inimene võib uurida täpselt seda, mis teda antud hetkel huvitab ja ma arvan, et ka need samad arhetüübid kindlasti endiselt kõnetavad väga paljusid ja ma ise ju ka siiamaani arvan, et loomulikult on olemas, et nii nagu meie sees on olemas see tütarlapse arhetüüp, mis on see lustlik, mänguline, emotsionaalne, lõbus, natukene muretu, kergelt naiivne pool. Et see on midagi väga väärtuslik, mis võiks olla sees igas inimeses, et ka kui see ei ole seotud vanusega, ka see võib sees olla ka väga küpsel naisel, väga vanal naisel, nii tore oleks, kui see oleks. Et see ei tee seda nagu olematuks või et meie kõigi sees on see armastaja arhetüüp, mis on siis sensuaalne ja armastab nii oma partnerit, olgu ta naine või mees, aga armastab elu, armastab ennast, armastab lõhnu, värve, on meeleline ja et iga naise sees on siis see praktiline pool ehk nõnda nimetatud perenaise arhetüüp. Ma arvan, et siiamaani, et need on olemas ja et on olemas kuninganna arhetüüp, mis lükkab ikkagi selja sirgu ja millel on hääl, mitte siis alt või sopran, aga et ta julgeb avaldada oma mõtteid. Ja et sa sellest arhetüüpist, seda võib sul olla liiga palju või liiga vähe ja nagu mingid perioodid, kui seda on näiteks väikeste lastega kodus olemine, kui sa oledki nagu väga palju selles perenaise energias ja kukud välja tütarlapse ja armastaja arhetüübist. Ma arvan, et see endiselt nagu kehtib, aga seda ma pole kuskil öelnud, et sellega üldse ei peaks tegelema. Aga see nagu võiks. Maailmas on nii palju infot tänasel päeval, et seda mina tõesti ei tea, mis oleks see asi, mida kõik inimesed nagu või paljud inimesed peaksid või ei peaks lugema. Et ma kindlasti ei tähtsusta seda nii palju, et inimesed peaksid seda tegema. Aga kui siin on praegu mõni kuulaja, kes väga sellesse usub ja tahaks näiteks mõne teise arhetüübiga rohkem samastuda või kas seda on üldse võimalik muuta või kuidas sa lükkad ennast kellekski teiseks, kes sa tahad olla? Või kui on inimesi, kes tahavad enda elus muutusi teha näiteks ühest arhetüübiks teise minna, siis mis soovituse sa neile annaksid? No mina ei arva, et saab minna ühest arhetüübist teise üle. Mina arvan, need arhetüübid on meis kõigis olemas. Kõik eluterved arhetüübid on meil kaasas sünni hetkel sõltumata sellest isegi, mis maale sa sünnid, mis kontinendile. Lihtsalt, et mõned nagu on olemas see eluterve arhetüüp ja sellega saab minna üle võlli, seda on liiga palju või seda sa evid liiga vähe, ehk siis sa oledki nende varjupooltel ja kuna ta meie sees olemas, siis lihtsalt sa võib-olla avaldub sul konkreetselt mingil hetkel lihtsalt nagu varju külje all, no näiteks see sama armastaja, eks ole, kui teda ei ole, siis oled sa rohkem mingis nunna energias. Või kui teda on liiga palju, oled üle võlli, natuke nagu prostituudi energias.
tasub endal küsida, et kui ma ei ole selles eluterves diapasoonis, siis kummas äärmuses ma olen, miks ma seal olen. Ja küsimus, kas selle rolli jaoks, mida ma praegu pean oma elus oluliseks, kas selle rolli jaoks on mul millist arhetüüpi vaja? Kas ma peaksin olema siis rohkem selles nõnda nimetatud kuninganna energias või näiteks paari suhtes, kui see tütarlaps ja armastaja arhetüüp on kadunud, siis loomulikult tasub seda üles leida iseendas, aga see ei tähenda siis seda, et me mingisugused teiste arhetüüpidega kontakti kaotame. Nii et kui inimene tahab rohkem mingi see teise arhetüübi poole minna, siis ta teadlikult peaks tegema otsuse, et ta tahab rohkem selline olla ja lihtsalt üritama teistmoodi käituda. No ma arvan, et enne kui käituda, peab ennast natuke teistmoodi tundma, sest sa ei saa nagu väga raske oma käitumist muuta. Nii et enne muutma mingeid fundamentaalseid asju enda elu juures, et sul oleks võimalik niimoodi tunda ja siis see peaks tulema naturaalselt. Ei oskagi vastata, et sellel ei ole nagu nii nagu siukest lühidat ja ühest vastust. Meil peab olema ju mingi põhjus, miks me tahame oma käitumist muuta, on ju. Et järelikult kas minul endal on endaga raske või kellelgi teisel on minuga raske, või ju see põhjus, miks me tahame midagi muuta. Kõigepealt peab aru saama põhjusest, siis saama aru, et kas ma üldse, kas on minu enda soov muutuda, kas on minu enda vajadus või see on mingisugune ühiskondlik surve mulle või kellegi teise ootus. Et inimene peab olema lihtsalt kontaktis iseendaga ja kui ta tahab laiendada enda nagu olemise, tundmise ja käitumise diapasoone, et lubada endale nagu suuremat variatiivsust, nagu need on nagu mingis mõttes on ka need samad arhetüübid nagu tööriistad. Et kuidas ma lähenen mingisugusele nagu olukorrale või väljakutsele või probleemile. Et nii nagu meil ei ole ehituses vaja ainult haamrit, vaid kui haamriga saab palju asja ära teha, on ju tööriistade valik on ju lai. Heal töömehel on palju tööriistu ja palju oskusi erinevate tööriistade kasutamisel. Nii ka ma arvan igal inimesel, mida laiem on see nõnda nimetatud tööriistade ehk erinevate nii käitumisviiside, tundmisviiside, tajumisviiside palett, seda lihtsam on tal olukorras olla, et mingis olukorras ongi vaja olla lustlik ja mänguline, mingis asjas on vaja olla selge ja konkreetne, mingis asjas on vaja olla, rakendada enesehoolt ja need on erinevad olukorrad, mis nõuavad erinevaid tööriistu ja me võime siin nagu tinglikult kutsuda neid arhetüüpideks ja öelda, et erinevad olukorrad nõuavad erinevaid arhetüüpe. Milliseid probleeme sa inimeste peredes täna kõige rohkem lahendad? No, tahaks öelda niimoodi, et mina ei lahenda kellegi probleeme, et ikkagi need probleemid on inimeste enda lahendada, et see on natukene nagu selline nagu lihtsustatud arusaam, et inimene tuleb pereterapeudi juurde ja pereterapeut lahendab ära tema probleemid. Pereterapeudid ei ole ei võlurid ega selgeltnägijad, et nad ei saa midagi muuta, aga see on see keskkond, kus inimestel, kellel on endal motivatsioon mingi muutuse tegemiseks, see on keskkond, mis neid toetab, aitab neil vaadata selleks, et astuda sammu edasi, tuleb mõnikord astuda samm tagasi, et vaadata ka oma enda päritolu perekonda ja selle kujunemist. Miks minus on mingid mustrid, mis põhjusel minus on mingid mustrid reeglina. Need põhjused on lapsepõlves, meie lapsepõlve kas rahuldamata vajadustes või nendes olukordades, kuhu me lapsepõlves oleme sattunud. Ja siis seda rahulikus keskkonnas nagu mõtiskleda selle üle, et millised on siis selle pere väljakutsed ja mis suunas neid saaks aidata, aga kui küsida niimoodi üldistatult, et mis oskuseid oleks inimestel kindlasti vaja juurde, et elada rahuldust pakkuvamat nii paarielu, pereelu kui ka individuaalselt, siis üks oskustest on kindlasti kuulamisoskus. Et õppida kuulama teisi inimesi.
siis kindlasti eneseväljendamisoskus, et õppida väljendama oma enda vajadusi. Selleks on vaja aru saada oma enda vajadustest. Enne kui sa saad neid väljendada, on sul vaja aru saada, mida väljendada. Kui täna räägitakse hästi palju enesearengust, siis kas on üldse mingi ideaalne etalon, mille poole pürgida või kui inimene tahab endast teha positiivseid muutusi, siis kuidas üldse aru saada, mida enda käitumise juures muuta? Või kuidas ennast arendada? Mingit ühtset etaloni kindlasti pole. Inimesed on nii erinäolised, nii mitmekesised. Selles ongi ju inimkonna võlu, et me oleme väga erinevad. Kui inimene tahab ennast arendada, siis jumala eest, iga inimene võiks ja peaks arenema ja kas või see sama, et enne ütlesite, et ma olen selle skeemiteraapia assotsiatsiooni taskuhäälingu iseendaks kasvamise saatejuht, et see on ka minu nüüd üks uus viimase aja armastusi, see on skeemiteraapia ja mis nagu laiemas kontekstis tegeleb just sellega, et kuidas me kasvame selliseks iseendaks, nagu me oleme. Et millised tegurid on olnud minu elus, minu kasvukeskkonnas, mis on mõjutanud mind sellisel määral, et ma olen kasvanud selliseks iseendaks, nagu ma olen, selliste isiksuse omadustega, mis on mulle kaasa sündinud ja kuidas siis see keskkond on mind mõjutanud. Ja milliseks iseendaks on mul potentsiaali kasvada. Ja kui nüüd tahta tegeleda arenguga, siis ongi see esimene samm on tegelikult aru saada, kuidas ma olen kasvanud selliseks iseendaks, nagu ma olen, millega ma olen rahul ja mis suunas ma tahan kasvada. Kas ma tahan kasvada julgemaks või lahkemaks või sõbralikumaks või püsivamaks. Et neid võimalusi on nagu nii palju, on ju, mis suunas kasvada, et tavaliselt igal inimesel on ju mingid asjad, mis on tema forted, mis on juba tugevad ja mingid asjad siis, mis ei ole tal veel jõudnud välja areneda või ta ei ole endas jõudnud välja arendada ja selge see, et meil kõigil jääb rohkem asju välja arendamata kui see, mis meis välja areneb. Et see on nüüd küll iga inimese justkui enda koostada see mingisugune arengukava, aga see mingis mõttes algab ikkagi iseenda tundma õppimisest, arusaamisest, kuidas ma tajun maailma ja kuidas ma reageerin maailmale. Kui palju te täna üldse inimestes sellist eneseteadlikkust näete või kas on ka inimesi, kes üldse ei oskaks sellisele asjale mõelda või inimesed, kes ei analüüsi üldse seda, kes nad on ja miks nad nii käituvad? Ma arvan, et on nii ühtesid kui teisi. On kindlasti väga palju inimesi, kes lihtsalt on sellisel viisil, nagu nad on ja nad üldse ei mõtle selline, milline on nende mõju teistele, et me ju siiamaani eriti tänasel päeval me räägime, et on ju olemas inimesi, kes on vägivaldsed nii füüsiliselt kui emotsionaalselt oma lähikondlaste, oma partnerite, oma lastega, kes ei hooli iseendast, kes tarvitavad liigsetes kogustes aineid, mis hägustavad nende selget mõtlemist ja selget tajumist. Kes on väga reaktiivsed, kes elavad ennast välja teiste inimeste peal, et nad ei adu oma mõju ja neid ei huvita ka tegelikult, nad lihtsalt kuidagi tahavad käituda. Või lihtsalt nad kuidagi käituvad, aga siis on terve hulk teisi inimesi, kes väga on iseendast huvitatud, nad tahavad olla paremad partnerid, paremad vanemad, paremad sõbrad, paremad lapsed oma vanematele. Ja mis tähendab nagu paremad, nad lihtsalt tahavad elada võib-olla suurema hingerahuga ja väiksema negatiivse mõjuga ja suurema positiivse mõjuga, et nagu nende jälg maailmas oleks helgem, toetavam. Nii et nagu, ma ei tea, need on Dalai Lamale omistatud sõnad, ma ei tea, kas Dalai Lama niimoodi ütles või ta ei öelnud, aga mõte on iseenesest ilus, et ela ise ja aita teisel elada. Ehk on tekkinud nagu terve hulk inimesi, kes tõesti tahavad elada ise hästi ja aidata teistel paremini elada. Kui te olete nüüd näinud nii palju perekondi ja inimesi, siis kas te usute, et on olemas üldse häid või halbu inimesi?
või et kas inimesi saab niimoodi kategoriseerida? Ma arvan, et ükski inimene ei ole nii hea, kui teda kiidetakse ja ükski inimene ei ole nii halb, kui teda laidetakse. Et nii nagu on olemas see yin ja yang märk, et valge selle neeru sees on must täpp ja musta neeru sees on valge täpp. Et meis kõigis on hea pool ja meis kõigis on ka varju pool. Ega ilma asjata juba kirik omal ajal ei rääkinud surmapattudest, et meis kõigis on ju olemas ka see ihnus ja ahnus ja laiskus. Et meis kõigis on kõike. Küsimus on selles, mis pool domineerib ja lihtsalt kuidas sa käitud. Aga jaa, ma seda ei usu, et on olemas nagu läbilõhki häid inimesi ja läbilõhki halbu inimesi. Eriti ma ei usu sellesse, et keegi sünnib halvana, ma arvan, et see on just nimelt selle kasvukeskkonna ja kasvukeskkonnaks osutub sageli, eks ole, ikkagi perekond ja see väiksem sotsiaalne võrgustik, kes on seal ümber, see on selle mõju, et kui keegi kasvab ka väga kõveraks ja mis on nagu ühiskondlikus mõttes, näiteks kas või need, kes on minu arust kõige kõveramad inimesed on pedofiilid, aga ka massimõrverid. Et midagi on alati olnud nende kasvukeskkonnas, mis on seda soodustanud. Et see ei ole otseselt olnud nende süü või see ei ole üldse nende süü, et nad on sattunud sellisesse keskkonda, mis on neid niimoodi vorminud. Nii et te arvate, et näiteks psühhopaatideks, nartsissistideks, pedofiilideks ja massimõrvariteks ei sünnita? Ma tahaks küll niimoodi arvata, jah. Et siin on keskkonnamõju on väga tugev. Kuigi, nagu ma ütlesin, meil on isiksuse omadused, inimene sünnib, see suur viisik, mida ma ka alguses nimetasin, see on meil kaasa sündinud. Kindlasti neid saab elu jooksul arendada, et me sünnime teatud isiksuse omadustega, mis kindlasti teeb osad inimesed nagu meeldivamaks ja teised mitte, aga siis tuleb keskkonnamõju. Aga kui palju on seda üldse võimalik muuta, kui inimesel on väga kohutav lapsepõlv ja ta selle tulemusena elab täna sellist elu, nagu ta ei tahaks elada või tal on mingid kalduvused, mida ta ei tahaks, et tal on siis kui palju seda varajast mõju on võimalik ümber pöörata? Me ei saa teha olematuks seda, mis on olnud. Aga oma käitumist me saame kindlasti muuta. Ja kui inimene, nagu te ütlesite, et kui inimene ei taha enam elada sellist elu, nagu ta elab, nagu nende mustritega, siis tal on kindlasti võimalik just nimelt mõelda sellele, aga kuidas ma olen kasvanud selliseks iseendaks. Ja milliseks iseendaks on mul potentsiaali kasvada. Ehk kui sealt tuleb kui enese suhtes huvi, mida on kõigepealt vaja, et üldse, et kui ma kuidagi iseendal enam nagu ei meeldi, siis mul on võimalik teha midagi selle jaoks. Et ennast arendada ja parendada. Täna võib-olla ma olen näinud 2 tüüpi lähenemist kõige rohkem, et kas kui inimestel, kellel on midagi väga kohutavat juhtunud, et nad üritavad seda vältida ja mitte mäletada ja edasi minna, või siis inimesed, kes väga palju analüüsivad seda ja räägivad sellest, siis mis te arvate, mis oleks parem, või kui on inimene, kes kuulab ja tal on midagi väga halba juhtunud ja ta tahab sellest edasi liikuda, siis mis on õige? Maailmas on väga vähe asju, mis on üldse õiged ja valed, et ma ei oska öelda, et mis on nendele inimestele õige. Kui siin on ka midagi väga juhtunud, siis tänase psühholoogia maailma nagu sellised juhtsõnad on enese kaastunne, ehk kuidas olla kaastundlik iseendaga selles osas, mis on minuga juhtunud. Püüda mõista seda, miks see juhtus. Ja ikkagi on olemas teatud tavaliselt, eks kui midagi juhtub, siis on see väga suur trauma ja tänases maailmas on mitu sellist traumateadlikku teraapia suunda, üks nendest ka on see skeemiteraapia, aga on ka veel teisi selliseid traumateadlikke teraapia suundi, mis töötavad inimeste traumasid läbi, et inimesed saaks nendega elada ja siiski sealt edasi minna. Et see on kindlasti võimalik. Nende valusate nagu siis olukordade iseendas ignoreerimine või nende valusate seisundite. Kindlasti on võimalik neid mingiks ajaks maha suruda, aga siiski, kui see mõjutab nagu inimese seisundit,
et ta on selle tulemusel kas vihane või pettunud või pidevas ärevuses või pidevas hirmus, siis on suurem tõenäosus, et ta on elus siiski reaktiivsem ja isegi mulle hästi meeldib see mõte, et kui su enda seisund on ärev või pinges või stressis, siis ka teise inimese suhteliselt neutraalne lause võib kõlada rünnakuna või agressioonina või kuidagi ohtlikult. Et siis tasub endal küsida, et kas ma reageerin sellele olukorrale või lausele või ma reageerin oma seisundile. Et kui see seisund tema sees on ikkagi kuidagi väga kibe või väga pettunud või väga valus, siis tasub otsida abi, et Eestis ikkagi järjest paremaks läheb see olukord. Kui me enne rääkisime eneseanalüüsi võimest, siis mis sa arvad, millal isegi inimene, kes suudab, näiteks kas või teie, kui te tegelete perega, teil ilmselt on suurepärane võime ka enda elu mõtteid ja tundeid analüüsida, siis millal näiteks teiesugune inimene peaks otsima ka väljaspoolt abi või kas see on ka võimalik, et inimene ise üritab kõik analüüsida, mis ta elus toimub? Tänases maailmas on ilmunud nii palju raamatuid, kindlasti näiteks raamatud on väga head kaaslased, kelle abiga ka saab ennast analüüsida. Tehisintellektiga saab ka tänasel päeval oma mõtteid põrgatada. Sageli me vajame siiski nagu teist empaatilist, heatahtlikku kuulajat, kes aitaks ka meil mõtestada oma enda kogemusi. Aga ma absoluutselt ei välista seda, et mõni inimene saab ise oma ta saab mingeid uusi ideid näiteks raamatutest, filmidest ja ta mõtiskleb ise enda üle. Et ega ilma asjata ju ka ei ole üks selline uus ja põnev teraapia suund on selline narratiivne teraapia, kus ongi sa vaatad mingit filmi või loed mingit lugu ja see resoneerub sinuga, juhul kui see on näiteks ka veel sarnase traumaga, kui sa ise oled. Või lihtsalt nad on mingid universaalsed lood. Ja sa vaatad, kuidas ütleme selles filmis või selles etenduses või selles raamatus tegelane selle oma olukorraga toime tuli ja see inspireerib sind ja see aitab sul endal midagi läbi seedida. Nii et ma arvan, et seda on võimalik teha nii ja naa, jälle õiget teed siin kindlasti pole. Mõnikord aitab sõbraga vestlemine, aga nagu mõnikord on see parim inimene terapeut ja võib-olla tuleb leida teine või kolmas või neljas ja meil on ka nagu erinevate suundade esindajad, et kui ikkagi see juba inimesel mõjutab tema tervist, siis on ainuõige pöörduda kliinilise psühholoogi poole. Aga kindlasti nagu pereterapeudid tegelevad rohkem suhetega ja päritoluperega. Selleks, et muuta oma mõtteid, on käitumiskognitiivsed tehnikad, nii et meil on tehnikaid on erinevaid, et tasub proovida. Kui saad ise, tore, tee ise. Kui ei saa ise, proovi leida kedagi, aga tõesti mõnikord aitab sõber, et või vaimse tervise õde, et mitte absoluutselt mitte kõik asjad ei vaja väljaõppinud inimese abi. Te mainisite korra näiteks tehisintellektiga enda aitamist. Kuidas te täna sellesse suhtute, kui inimesed kasutavad tehisintellekti kui enda terapeuti või psühholoogi? No tehisintellekt on ju väga toetav. Ta tavaliselt kajab vastu sinu enda mõtteid. Aga muidugi ta annab ka väga palju huvitavaid alternatiivseid mõtteid. Et ma arvan, et esimeseks mõtete põrgatajateks on ta hea, aga nagu me teame, ka tehisintellekt võib mõnikord täieliku pastata ajada, nii et kas inimesel on siin seda võimekust aru saada, et millal need antud vastused on väga adekvaatsed, sest et tal on ju nagu nii suur sinu raamatukogu, millega ta saab konsulteerida, kus ta mõnikord võtab väga õigeid asju, aga mõnikord läheb jama, et me ei tea päris täpselt, aga nagu olgu innistatud tehisintellekt, ta siiski aitab väga paljusid inimesi. Kui palju te terapeudina näete olukordi, kus inimene jõuab teie sessiooni jooksul mingi lahenduseni, mis te ise arvate, et ei ole absoluutselt õige? Või kui tihti on see, et te näete või et ei ole, et te nagu näete
et inimene ei jõua sellise lahenduseni, nagu te ise arvaksite, et oleks kõige parem? Nagu ma enne ütlesin, ma üldse elus on väga vähe asju, mis on, et mingi asi on ainuõige. Et kui inimene ise jõuab mingisuguse asjani ja see minu jaoks ei ole õige, siis inimene peab ikkagi tegema nii, nagu tema arvab, et on õige. Sellepärast üks asi, mida nagu ükski psühholoogilise hingeabi professionaal tegelikult ei anna nõu. Et et mina arvan, et see on õige ja sina pead tegema nii, nagu mina arvan, et on õige. Seda nagu ma loodaks, et ei tee mitte ükski psühholoogiline, nagu selle psühholoogilist hingeabi andev spetsialist. Kuigi mõnikord mingisugused ideed, mida inimesed nagu välja pakuvad, võivad olla veidrad ja siis saabki selle üle ju arutleda. Uurida, miks ta niimoodi mõtleb, miks ta tahaks seda lahendust teha. Millised on alternatiivid, mis ta arvab, mis on selle mõju, et mõnikord ongi psühhoterapeudi roll aidata inimesel mõelda. Aga kui selline standard on näiteks teraapias, siis kas te arvate, et ka pereliikmete ja sõprade roll ei peaks olema nõuandmine või näiteks sõbrana, kas te tavaliselt soovitate inimestel mingit kindlat lahendust või teed, kuhu minna või kas te arvate, et kõik peaksid pigem mitte teiste elu kohta nõu andma? Ei, sõbral ja pereliikmel, eriti vanematel on kindlasti nõuandev roll. Aga teraapiakeskkond on pisut teistsugune keskkond, see on see, kus vastuseid otsitakse inimese seest. Et seal ikkagi see on see keskkond, kus mitte inimene ei tule kohale. Mõnikord on see ootus, et ma tulen kohale, tehke mind terveks ja öelge mulle, mis on õige asi, kas ma pean siia suhtesse jääma või siit suhtest lahkuma, kas ma peaksin tegema nii või naa. Et me ei saa kunagi võtta sellist vastutust, sest me ei tea, mis on selle inimese jaoks õige. Kui me ütleksime, et tee nii ja inimene teeb nii, aga pärast nagu tõe kriteerium selgub ju hiljem, on ju. Et kuidas see siis tuli, me ei saa seda vastutust võtta. Et inimene peab, meie ülesanne on inimest nagu jõustada ja nõustada selleks, et ta teeks parimaid otsuseid, aga see ei tähenda seda, et me anname otseselt nõu, vaid me kaalume erinevaid alternatiive, aga inimene teeb ikkagi lõpuks seda, mis ta tunneb, et on temal õige ja mõnikord tuleb tõesti istuda tunni teise, tüki kolmandatki ja mõnikord tüki 10, et kaaluda alternatiive ja kui inimene saaks mõelda, miks ta tahaks mingit otsust teha, miks ta julgeks mingit otsust teha, mis ta arvab, et on tema jaoks parim, mis on selle mõju, mis on teistele parem. Mõnikord tuleb rohkem mõelda endale kui teistele, mõnikord tasub rohkem mõelda teistele kui endale. Miks see roll pereliikmetel ja sõpradel teine on või miks nemad võivad seda vastutust võtta, et soovitada, mida oleks kõige parem teha? Eriti pereliikmed näiteks. Mul on hoopis teine elukogemus kui minu väiksel lapsel. Mul on ju selgelt, see on ju minu ülesanne laiendada tema maailma ja teda juhendada, aidata, kaitsta. Ja sõbrana ka, ka sõbrana võib olla ju, nagu ma päris meie vestluse alguses ütlesin, et üks oskus, mida tasub elus kindlasti juurde õppida, on kuulamisoskus, et väga sageli inimesed ei vajagi ju otseselt nõu, vaid vajavad ära kuulamist, et see võib-olla see vastus on tema sees juba olemas, aga mõnikord tõesti nagu sõbrale võib öelda ja pärast elada selle tundega, et näed, ma ütlesin sulle tee nii ja siis nagu võtta vastuse tema aga võib-olla läheb halvasti, on ju. Et siis olla talle toeks, aga ikka inimesed ju üksteisele nõu annavad, aga lihtsalt see on midagi sellist, mida terapeudid ei tohiks teha, sest et lõppkokkuvõttes me kunagi, kui oleks ju kindel teada, et tee nii ja siis läheb kindlasti hästi, siis võiks midagi öelda, aga kes me oleme siin elus nende niivõrd muutuvate asjaoludega, et võtta mingisuguse absoluutse tõe nagu allikana ennast, et mina tean, mis on üldse õige ja või et mina tean, mis on kellelegi õige. Me ei ole nii võimsad. Eestis on täna väga palju kärgperesid. Kui palju sa oled näinud, et pered leiavad enda jaoks toimiva meetodi ja kui palju probleeme täna Eestis kärgperedega inimestel on?
Raske on öelda, kui palju on. Palju on. Me teame seda, et ligemale pooled ju suhetest lähevad lahku ja sageli inimesed lähevad teisele ringile ja teisel ringil statistika ütleb, et lähevadki rohkem kui pooled neist lahku. Et see juba näitab, eks ole, et lahku ju tavaliselt minnakse siis, kui on probleemid, nii et probleeme on, kärgpere on keeruline suhtemudel. Sest et kärgpere on alati rajatud valule. Kärgpere moodustub ju siis, kas eelmine suhe on lõppenud läbi surma või eelmine suhe on lõppenud läbi lahutuse. Või siis pole olnud ei surmaga lahutust, aga üks inimene on juba nagu lapsega ja ta on mingil põhjusel sellel nagu lapsega nagu üksi, aga seal on ka tavaliselt mingisugune valus protsessis, et miks ta on üksi, kas ta on siis otsustanudki selle üksi saada. Neid on ka tänases maailmas ja siis nad satuvad kokku kellegagi, eks ole siis, et laps kasvab peres, kus tal ei ole 2 bioloogilist vanemaid, vaid üks on bioloogiline, keegi teine on uus ja siis nad moodustavad kärgpere. Ja kuna seal on see valu sees, siis kärgpere probleemid sõltuvad hästi palju sellest, kui suur on veel see valumäär, kui palju veel mingi valu tuikab. Ja seal on ju rohkem osapooli, kellega tuleb arvestada, kellel on tundeid, kellel on keerulised, nii et see on terve eraldi teema, nagu ütleks Urmas Ott kunagi oma saates, aga see on hoopis teine saade. Teised jutud. Võib-olla viimase küsimusena ma küsiksingi, et mis soovituse või sõnumi sa täna meie kuulajatele annaksid, ükskõik mis teemal midagi, mida nad saavad kaasa võtta ja enda elus selle peale rohkem mõelda või midagi kaasa võtta? No, soovitus, mis kindlasti aitaks inimestel elada, on õppida ise ennast tundma. Iga inimese elus on emotsioonid, on toredaid emotsioone ja on raskelt tajutavaid emotsioone. Ja nüüd, kas me oskame oma emotsioone väljendada sõnades, öelda teisele, mis minuga toimub, mis mulle ei meeldi, mis mind häirib, mida ma vajan. Või inimesed sageli ei oska seda sõnades väljendada, sest et ei ole saanud seda õpetust ja nad hakkavad seda välja käituma, siin tuleb see passiivne agressiivsus, inimesed hakkavad vaikima ja tõmbuvad eemalduvad või nad hakkavad hoopis ründama teist inimest. Et see iseenda tundma õppimine, et nagu kui reaktiivne ma olen, et teine nagu teeb või ütleb midagi, mis mulle võib-olla ei sobi, kas ma siis oskan ennast nagu väljendada, kas ma olen teadlik oma enda piiridest, mida ma luban endale öelda, mida ma ei luba, kuidas ma soovin, et mind koheldaks, kuidas ma mitte mingil juhul ei soovi, et mind koheldaks, mida ma olen väärt ja siis seda kuidagi rahulikult kommunikeerida, see on suur oskus. Ja ma arvan, et kui anda üks soovitus, siis kuulake inimesed skeemiteraapia podcast, iseendaks kasvamine ja võib-olla sealt saategi mingisuguseid mõtteid, miks te olete selliseks kasvanud ja milliseks iseendaks võiks veel kasvada ja kuidas iseendast paremini aru saada, et miks ma reageerin nii, nagu ma reageerin. Nii et ühesõnaga mitte ennast välja lihtsalt käituda, vaid väljendada ennast sõnaliselt. Me oleme suure võimekusega inimesed, meil on antud keel, et ennast väljendada. Ja väga paljud inimesed kahjuks veel ei oska ennast nii hästi väljendada, et nad saaksid elada nagu rahulikku elu, vaid nad midagi suruvad alla, ja nad liiga palju käituvad seda välja. See oleks vast üks soovitus, mida võiks anda. Ja teine muidugi ka rõõmustamisoskus, kuidas rohkem ka elus tunda rõõmu, sest et elus on kõike, elus on head, elus on halba. Maailmas on head ja halba, maailmas on piisavalt seda head, et su tänane päev oleks suurepärane. Ja maailmas on, nagu täpselt selles samas maailmas, on täpselt sama palju halba, et sinu tänane päev oleks üks hädaorg, nagu ütles Väike Tjorvan, raamatust Väike Tjorven, Pootsman ja Mooses, et elu on üks hädaorg, ära surema peab kord ja siis mullaks saama. Ja et sellest samast maailmast ühed inimesed leiavad, et täna on nagu täitsa tore on ju. Ja teised ütlevad, et täitsa paha, et ühtedel on Eesti tore koht ja nad näevad, kuigi siin on väga paljud asjad,
mis ikkagi väärivad nii arendamist kui parendamist. Aga siin on ka väga palju head. Samamoodi inimeste elus, et kas me oskame keskenduda ühele või teisele, see, millele keskendume, see kasvab. Suur aitäh, Katrin! Ja suur aitäh ka teile, kallid Tervisetasku kuulajad! Kohtume juba järgmises episoodis ja lugege meie tegemiste kohta rohkem tervisetasku.ee.